13. jaanuaril läksin ma metsa -20 kraadiga, et seal ööbida. Kuid kui tuli kustus, hakkas mul üsnagi külm ning kuna järgmine päev oli tööpäev, siis unerežiimi säästmiseks naasesin ma koju. Kui küsisin teilt, kas võiksin metsas video teha, hääletas selle vastu ainult 1% oravaid. See video on pühendatud oravatele. Aga kuna õues on vahepeal 20 kraadi soojemaks läinud, siis oleks aus, kui mu olemine ka vähemalt 20% keerulisem on. Seega lähen ma metsa ainult noa ja kruusiga ning proovin seal ellu jääda. Jep, ma ei kasuta ei telki, magamiskotti, juua ega süüa, vaid loodan, et minu ürginstinktid löövad sisse ning ürgne alfaroomet päästab mind. Mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda? Tundub, et me oleme jõudnud esimese suurema probleemini. Öösel hakkame reaalselt alajahtumisega siin võitlema. Olete valmis? Mina igatahes ei ole. Nüüd olen. Lähme. Kes iganes sa Enerviti siia metsale viskasid, siis sa ei ole Enervit, vaid lihtsalt jobu. Tegelikult on päris uskumatu, kui palju prügi päriselt metsa alla. Näiteks ma leidsin plättu, mida ma saan istumise alla kasutada. Aga selle kõrval olen ma veel leidnud palju erinevaid pudeleid. Ma kõigepealt leidsin ühe Sprite'i pudeli, siis ma mõtlesin, et okei, ma saan puhastatud vett siin sees hoida. Ma arvan, et ma leiaksin siin nii palju prügi, kus on veel midagi sisse jäetud. Jep, siin on maasik. Oi, see on päris hästi. Igatahes tõenäoliselt ma saaksin vett mingisugusest taarast, mis on lihtsalt metsa alla visatud, aga tegelikult mu plaan on see, et kuna käes on veel kevad, siis ma saan kasutada seda lund, et see ära sulatada siis oma kruusi sees. Küll aga mida ma teinud varem ei ole, on pulkadega tuld. Ma nagu olen natukene kuskilt näinud, kuulnud, kuidas seda tehakse, aga ma absoluutselt ei kujuta ette. See on nagu kõige suurem probleem üldse. Riipal sammul, võiks öelda isegi, et tantsusammul, okei, kindlasti tantsusammul, võib-olla isegi tantsides. Proovime nüüd leida ööbimiskoha. Kuna iga liigutus nõuab mult vett ja toitu, mida mul ei ole, siis peab asukoht olema nii hea, et pooltööd oleks justkui tehtud. No nii, ja mulle tundub, et ma olen esimese potentsiaalse koha leidnud. Ja see on ümber kukkunud puu. Ja magamiskoht võiks siin alla olla. Lõkke saaks otse siia ette teha ja tegelikult see tundub päris selline hea koht isegi olevat. Ma liigun natukene veel ringi siin ümbruses ja kui ma nüüd ei leia paremat kohta, siis ma tulen siia ja sellest saab meie tänane ööbimispaik. Siin on palju tuulisem, palju jahedam, vett on muidugi väga palju ja lisasöögi saaks ka teha siit kohe. Kuna konnakullestega mul head retsepti ei ole, siis ei hakanud ma neid kaasa võtma. Igatahes täidan siin oma pudelid ära ja siis lähme tagasi. Okei, nüüd ma saan aru, miks keegi selle ära viskas. See on päris julmalt tuukreid sisse lasknud, nii et üks õppetund, kui te sööte saia, siis ärge jooge pudelist. Hakkame siis peale. Kõigepealt alustame sellest, et me peame kogu ala puhastama oksadest ja siis me saame hakata puuoksasid koguma. Küll aga kirve ja sae asemel pean ma sellel korral hakkama saama ainult noaga. Mu ainus tööriist siis põhimõtteliselt. Ma oleks nüüd selle noa vähemalt ära teritada ja et ta ei roostetaks. Mul on selline tunne, nagu mina pean teda elus hoidma, mitte tema mind. Võib-olla kõige suure probleem on see, et mul on vaja võimalikult palju kuuseoksasid. Aga neid on väga keeruline kätte saada, see on üsna kõrgel ja siin ümbruses ma absoluutselt ei näe kohta, kus ka võiks olla. Kui ma ei leia neid, siis ma pean mingisuguse plaan B välja mõtlema, aga ega siin väga palju plaane ei ole. Päikesevalgust veel mõni tund on ja ma pean selle ajaga 100% kõik ära tegema ja kui ma ei tee, siis hakkavad tekkima probleemid. Ma nüüd 15 minti siin metsas umbes otsinud
normaalset kuuske ja tundub, et me oleme jõudnud esimese suurema probleemini, sest et ma reaalselt ei leia kuuski, mida kasutada, kus ma saaks piisavalt madalalt siis neid kuuseoksasid kätte piisavalt palju, ehk siis need, mis ma leidsin, ma peaks liiga kaugelt tooma ja neid ei ole ka palju. Kui midagi ma enda pea kohale ei saa, siis siin ei tule mitte midagi ööbimisest välja. Aga davai. Tagasiteel hakkasin ma mõtlema plaan B-d. Esimene võimalus on see, et ma otsin lähima motelli ja ööbin seal. Eeldusel, et noa näitamisel teenindajale saan ma tasuta majutuse. Teine võimalus tegelikult, mis mulle hetkel rohkem meeldib, on see, et ma proovin kaevata ennast siia sügavamale ja panen oksad hoopis niipidi peale. Ja mis mulle veel meeldib, on see, et siin on kive päris palju all, mida saab ära kasutada. Ma pean tugeva mingi kepi leidma, mul ei ole ju labidat ega mitte midagi. Video alguses ütlesin, et loodan, et minu ürginstinktid löövad sisse ja minust saab tõeline alfaisane. Mul on tunne, et see hakkab nüüd toimuma, sest mitte kunagi varem ei ole ma nii kiiresti korraliku keppi leidnud. Kui niimoodi asi jätkus, ma saan kividest varsti kivimaja ehitada siia juba. Mulle meeldib, kas ma alguses ütlesin, et see on hea koht, et minimaalselt jõudu läheb siin ja nüüd ma kaevun maasse lihtsalt. Okei, mul on tunne, et siin on piir käes hetkel, sest et siin läheb ikka väga jämedaks juba asi. Mis tähendab seda, et ma lähen veel natukene siit sügavamale ja siit natuke ja siis hakkame keskenduma hästi kiiresti tulele. Kui nagu tuld ei saa, siis on nagu pekkis. Ükskõik, mis ma siin teen, nagu see ei loe. Tuli on häda vajalik. See ehmataks öösel räigelt ära. Öeldakse, et kui oled värskes õhus, siis tulevad head mõtted. Ma hakkasin siin mõtlema, kui ma kasutasin ainsa tööriistana keppi, siis kas võiks öelda, et maapind sai korralikult läbi kepitud või kepitatud? Või kas minu tänast ööbimiskohta peaks kutsuma kepijonniks? Mis teie arvate? Jess! Väga hea, natukene teeme siit peale veel ruumi juurde. Nii, see on siis alus, mis ära puhastatud. Kivid olemas siin. Need on siis tule ümber ja teoreetiliselt hoiavad väga hästi sooja ka. Mis ma edasi teen on see, et ma hakkan otsima umbes sellised puid, mille ma saan panna enda ja maa vahele. Veel selle tuleb natukene leida siis oksasid, mis jäävad siis mu peale. Ava jätame ühte kohta, sinna ette tuleb lõke, siis hoiab soojas, millega me soojendame kivisid üles. Vaata, võib-olla on isegi see, et ma panen kivid enda alla, siis see nagu öösel soojendab mind. Ja see on juba näha, et päike madal on läinud ja me peame reaalselt kiirustama. Nii, ma sain mingi portsjonid neid puid korjatud ja ma teen väikese lohu siia sisse, et siis nagu peaks see õhk sinna teores minema, aga need oksad on nii mädad, et ma arvan, et ma muidugi vajun neist läbi, aga noh, eks ole näha. Nii. Need pulgakesed aitavad mu kehal hoida soojust. Tänu sellele, et nende vahele jääb õhk, sest õhk kannab väga halvasti soojusenergiat edasi. Selle sama põhjuse pärast on näiteks ka sulejoped väga soojad, kuna nendes sees on väga palju õhku ja tänu sellele ei pääse külm jope kandjani. Siin on väga palju neid väikseid oksasid. Okei, no pehmenduseta võib see surma saada. See on nagu see okkaline matt. Aga juba on soe, nagu selles mõttes ennem oli reaalselt külm see peale minna, nii et super, me teeme midagi õigesti. Mu selg. Nii, nüüd me peame otsima kähku, siis mingisugust pehmendust siia. Holy shit, me kaotame nii kiiresti valgust. Kui peame tõele vastu vaatama, on näha, et ma ei jõua samblaga ehitada enda magamisaset ja siis seina, aga ma arvan, et parem on praegu see, kui me samblaga ehitame pealse ja kuivanud lehed, mis siin maha on, ma lihtsalt kuhjan siia kõik suure hunniku kokku. Okei, nüüd selgus veel üks halb asi. Need lehed on ainult pealt kuivad, alt on nad märjad, mis tähendab seda, et kui ma nüüd sinna magama lähen, siis see niiskus tõmab kõik sisse. See risk tuleb hetkel võtta, et me öösel hakkame reaalselt alajahtumisega siin võitlema. Aga okei, ma kiirustan. No siit ikka vajub laksast läbi küll, aga just juba tean, et tänane tuleb väga raske. Ma hakkasin midagi soojemat vähemalt selga jätta. Täiesti pekkis, noh. Jalgadel on mõnus iseenesest, aga kuule, okei, pole maailma kõige hullem. Okei, ma olen nüüd need oksad siia enam ette saanud.
No muidugi kaameras ei ole aru saada, kuidas valgus kaob, sest et nagu automaatselt ta muudab kogu aeg, et valgus oleks sama, aga väga kiiresti läheb pimedaks. Nüüd need samad juurikad, mis ma siit alt võtsin, ma veel päänan need kuidagi siia vahele. Tulease, ma saan põhimõtteliselt kivide peale selle ehitada täiesti. Need kivid peaksid väga soojaks saama. Kui me saame tule üles, kui ei saa, oi raisk, siis läheb eriti lõbusaks. Aga okei, ma lähen sammalt otsima kähku. Siin ümbruses ei ole rohkem sammalt, mida kasutada. Me minema otsima mõnda kohta, kus oleks rohkem. Miks ma kardan pimedat? Nii väga on see, et ma ei näe. Aga mis sellest tuleb, on see, et väikseid oksesid on nii palju ja mul pole prille kaasas. Ja äärmiselt suur tõenäosus on see, et ma võin mingi asjaga silma saada, nii et tegelikult öösel on sellises tihedas metsas äärmiselt ohtlik liikuda. Praegu oleks noaga muidugi üli mugav lõigata kähku samal lahti, aga nüüd ma jätsin noa maha. Nii et nii palju siis sellest. Aga ma hakkan reaalselt muretsema tule pärast juba. Nüüd on see vältimatu, nüüd on see probleem, sest et see võib vabalt mingi 2 tundi võtta aega, et pulkadega tuld teha. Ma ei taha üldse kaevata ega midagi, aga mu jänu on juba nii next level, et see hakkab moraalile peale natukene juba. Et oleks aru saada, kui jama tegelikult asi juba päriselt on, siis see, et ma kasutan kaamerat, et näha, kus on sammal, sest et värve ei ole enam võimalik eristada läbi kaamera on, sellepärast, et kaameral saab ISO peale keerata, mis on valgustundlikkus, ehk siis ma ei tea, kas see juba läheb sohi tegemise alla või raati. Ma oleks pidanud palju varem tulema, siis oleks kõik korras olnud. Täitsa persest, no see on ikka äärmiselt ohtlik, ma ei näe mitte midagi. Ma tunnen, et sammal juba kukub alla ka. Oleks arvanud, et nii lappama asi läheb. Õues on nüüd täiesti kottpime. Ma korra näitan üle, milline ta välja näeb. Ma täna vähemalt 9 korda selle vastasin pead ära löönud, aga selline näeb ta väljast siis välja. Oi raisk, ma läksin kuskile vastu ja midagi kukkus sisse. Selline näeb see siis seest välja. Mulda kukub päris räigelt, aga jalad on mul siis niimoodi. Soojendus, no pole nagu maailma kõige parem selles mõttes, aga ruumi natuke siin üleval on. Võib-olla oleks isegi natuke vähem võinud olla. Siit poolt on nagu tunda tegelikult juba siia, muld on silmas. Ja et siit eest tuleb külma. Ma ei saa üldse liigutada. Sest mida see tähendab? On see, et see hoiab sooja, aga ma sellegi poolest katsetan tuld teha, sest et hetkel mul on sooja, ma räägin, mul on T-särk siin all ja mul on jope peal, aga mul on kõik lihased nii valusad, sest et ma olen nii palju pidanud kükikil käima, aga muidugi ma ei taha väga palju siin valgust anda, siia tuleb nii palju putukaid juba lendab sisse, pigem las olla asi naturaalne. Okei, tegutseme edasi. Kuigi mul on ulmejänu, siis ma ikkagi pean natukene vetsus käima. Üks hea asi, mida teha, kui niimoodi metsas olla, on see, et kuseda natuke igale poole ümber selle koha, kus sa magad. Ilmselt teate küll, kuidas ju koerad nagu märgistavad oma territooriumit, samamoodi saab siis ära märgistada, saan nagu mina ära märgistada oma territooriumi, et siin magab mina ja see hoiab metsloomi eemal. Ma ei tea, kas seda on kuulda või? Jep, pihm hakkas just sadama. Ma ei teagi, mis ma teen nüüd hetkel, sest et ma tahtsin tuld teha. See on mul tunne, et ma ei saa seda teha, sest et ma pean praegu varju ära minema. Kui ma märjana nüüd lähen magama, siis on pekkis. Terve päeva jooksul olen ma pidevalt muutnud seda, kui paksult ma riides olen. Asi on selles, et ma püüan vältida higistamist ja läbi selle riiete märgumist. Märgade riietega annab inimese keha ligikaudu 5 korda kiiremini soojust ära. Arvestades, et temperatuur läheneb öösel 0, siis võivad märjad riided olla sellises olukorras elu ja surma küsimus. Ma ei tea, kus ma alustan.
vihm läks päris tihedaks ja tundub, et ma pean arvestama siin päris vihmasööga. Ma loodan, et see sammal peab kinni, võib-olla tänu veele isegi ta peab paremini sooja, aga mis on väga oluline, ma arvan, kui metsa tulla, tuleb valmistuda olukordadeks, millega sa ei pruugi arvestada, ehk siis ma võtsin igaks juhuks kaasa telkmantli, mille ma saan hetkel enda pea kohale panna. Tegelikult on mul ka kaasas natuke vett, mida ma hetkel veel küll ei puuduta, kuigi mul on absoluutselt ulmejänu, aga see on lihtsalt see, et ma tahan, et saaksid aru, et ma ei tee nagu lolluseid, mul nagu tegelikult on asi päriselt kontrolli all. Aga see vihm praegu, mul on selline tunne, et ma pean tõenäoliselt tänaseks ikkagi päeva kokku tõmbama. Ma loodan lihtsalt, et siin praegu see temperatuur ei lähe nii madalaks ja et ma ei saanud liiga märjaks. Sain endale siis pusa hetkel selga. Vihma sajab endiselt edasi. Või tibutab selles mõttes, õnneks ei ole väga hullu sadu, aga natukene on kiirenenud. Kui ma nüüd magama lähen, siis ma jätan selle koti endale siia niimoodi ette. Üks asi, mille pärast ma natukene võib-olla muretsen, on see, et mu magamisrežiim on selline, et ma lähen kell 1 magama. Ma loodan, et ma lihtsalt töötasin ennast siin energiast väga tühjaks ja ma saan kähku magama minna, sest et seal koopas lihtsalt 3 tundi oodata und. Ma ei tea. Eriti see, et kui nagu vaikseks läheb ja metsloomad hakkavad siin ümber liikuma. Aga nii, et praegu siis ronime sisse ära ja kraav vähem mulda täis. Selline mu magamiskoht siis täna saab olema. Võib-olla meenutab natuke, et oleks elavalt maetud või midagi. Ma väga siiralt loodan, et ma saan hakkama täna öösel kuidagi. Mul on mingi teatud tehnikad, mida ma tean, on järjest mingi lihaste pingutamine ja nii edasi, aga ma arvan, et ma ellu jään. Kotti ennem väljas tundus nii ägedalt jäi see ette, aga ta kuidagi tahab siia sisse tulla. Ma saan aru, ma tahaks ka. Ma ei saa üldse liigutada, mul on selga automaatselt liiva täis. Aga ma pean natuke ühe toki siia vahele panema, siis ta peaks ilusti püsima. Hetkel ma siis proovin magama hakata jääma ja ma ei kujuta ette, vaatame, kui palju sellest või mis sellest üldse välja tuleb. Nagu ma arvasin, siis magada väga ei saa. Loomade hääl ikka on päris normilt, nii et ja sellega on naljakas, et nagu tegelikult need loomad on ilusad ja armsad, aga nagu pimedas, kui on täielik vaikus, siis iga krõps ja kraps nagu paneb automaatselt adreka lihtsalt nii kõrgele kohe, et sa oled nagu kohe valmis võitlema. Kõik kell on 4. Ütleme nii, et õues on äärmiselt külm. Jah, ma lubasin alguses, et ma ei kasuta magamiskotti ega midagi, aga ma igaks juhuks võtsin selle kaasa, sest et kunagi ei või teada, mis juhtub, näiteks murrad jala ja on vaja, nii et see oli mul igaks juhuks kaasas. Väga vähe sain magada alguses tegelikult. Ja peale seda ma olen kogu aeg ainult ärkvel olnud. Ma olen näinud ühte õudusunenägu, kus ma olingi unenäos siin samas ja siis põder tuli nagu lõhkuma, astus siin ringi, siin on hästi suur põder ja siis ma ärkasin selle peale üles. Igatahes praegu, kui ma nüüd siin sees olen ja hingan sooja õhkuse sisse, läks automaatselt paremaks. Aga mul on väga külm kogu aeg. See on täiesti suvine magamiskott ja see ei ole sellise temperatuuri jaoks tegelikult mõeldud, nii et ma olen allapoole see temperatuuri, mis võiks või peaks olema. Keeruline öö tuleb. Või juba on. Igatahes ma plaanin nüüd siis see, et ma pean natuke välja minema, et lämbumise tunne on, värskelt õhku ei ole. Praegu on lihtsalt küll see, et nagu tahaks kuskil rahulikult, holy shit. Selles mõttes, et võib silmad kinni panna ja kujutada lihtsalt ette, et olen kuskil Hispaania rannas. Súper, tú decides, tú también tienes hambre, ¿verdad? Tú siempre me pones esa presión a mí porque tú no haces una decisión. ¡No quiero hablar contigo!
Ma olin pääsenud kahtlaste plaanidega närviliste hispaanlaste käest, aga põder, kes mu onni enne hävitas, ajas mind endiselt taga. Ja just kui ma arvasin, et olen pääsenud, jõudis see lõvihäälega põder mulle järele. Seega põgenemine jätkub, kuigi mulle hakkab meenuma, et tegelikult ma olin ju hoopis Eesti metsades, mitte siin Hispaania mägedes. Järelikult on see kõigest unenägu, ainult unenägu, keemikas unenägu, keemikas unenägu. Vaatamata sellele, et ma öö üle elasin, ei ole väljakutsed lõppenud. Ma ärkasin hommikul vedeliku puudusest tingitud peavaluga. Seega pean hakkama ma kiiresti endale vett puhastama. Tere hommikust ilusad inimesed, ilus hommik. Sain isegi täitsa natuke magada. Lõpus kui juba valgemaks läks, sest et see läks soojamaks. Mingi 2-3 unenägu sain ka kätte, mis ei olnudki nii sellised metsaga seotud ja hirmutavad. Mu seljakott ei näe kõige ilusam välja. See oli nüüd padi mul terve öö. Kui ma nüüd siin puid otsin, siis ma liikusin korra metsast välja täiesti uskumata. Ma pole nii vara hommikul päris kaua aega nüüd metsas olnud ja see on ikka ilus vaade küll. Küttepuudena otsin ma metsakuiva. Need on puud ja oksad, mis on tegelikult juba surnud, aga maha nad ei ole veel kukkunud ja seepärast nad ei mädane. Seega saab metsakuiva kasutada ka peale vihma. Küttepuud kokku kogutud, jagama nad vähemalt 3 eri läbimõõduga hunnikusse. See ei ole sellepärast, et nii on neid toredam vaadata, vaid on üks kindlamaid viise loodusest tuli kiiresti üles saada. Ma lubasin teile, et ma teen pulkadega tuld, aga siin hommikul vaadates, kui niiske ka kõik on, pigem ma teen pulgaga tuld. Ma ei tea, kas sa oled sellist asja varem näinud. Et sellega saab tekitada sädet ja nii ma saan nagu nii-öelda ilma tikudeta nagu põhimõtteliselt pulgaga. Pole nagu päris pulkadega, aga selle jätame järgmiseks korraks. Igatahes. Kõigepealt, mida me siis teeme, on see, et me peame puu nii-öelda tolmu. Ma tuletan meelde, et ma olen üsna magamata. Ilmselgelt ei mõelnud ma, et ma hakkan puu tolmu tegema. Mis oleks kergesti süttiv. Teeme ülesanne lihtsalt esimene see säde üles võtta, et ma saaksin neid hakata põletama, nii et näeb välja selline. Kui esimene leek on üleval, võtan ma kõige peenemad oksad ja proovin nad põlema saada. Tule tegemine on üsna sarnane keskkoolipidudega, kus alguses ei saa vedama, aga kui piisavalt kütust peale anda, siis võivad asjad nii käest minna, et peavad juba ametivõimud sekkuma. Ma järjest kogu aeg lähen nüüd jämedamate puude peale, nii kui ma saan. Ja siin ei tasu aeglane olla, et siin tasub üsna kiiresti liigutada, sest et kunagi ei teada, millal see sama tuli juba otsa saab. Küll aga ei tasu liiga kiiresti liikuda, see tähendab seda, et tulele tuleb õhku jätta. See on võib-olla natuke liiga agressiivne. Paneme selle vee siis käiku. Ma ei kujuta ette, palju siit alles jääb. See pole otseselt keetmiseks mõeldud. Tegelikult peaks keetmisel gaas peale olema. Ma lasin lõkkel natuke veel põleda ja ehitasin kruusile kindlama aluse, sest mis võiks veel rohkem pettumust valmistada kui see, et kogu laadung enneaegselt valesse kohta laiali läheks. Põhjus 20 minuti keetmise juures on see, et alles selle aja juures surevad viimased bakterid vees. 20 minutit on siis täis saanud, pool kruusi on umbes ära kadunud ja see vee värv näeb hulleb välja, kui ta ennem nägi, aga proovi kõigepealt naturaalselt maitsetis, võib-olla on proovin samblateed ka, kõlab lihtsalt ägedalt. Ikka vähemalt kruusiale tuline. See kõige auravam vesi, mida ma vist näinud olen. Puutükid, mis on põlenud ja praksusid, mis see sisse lendasid, natuke enam maitset mõjutanud, aga tegelikult ei ole hullu. Kurgul on natukene veider, midagi on naljakat selles vees. Aga ma arvan, et see on see sama lisand värk, mis see sisse on tulnud, aga super. See on veel piisavalt kuum, ma viskan kuusevõrse sisse. Kuule, see on väga hea, nagu maitsevesi täiesti.
see nägi kõige halvem välja. Aga ma ei tea, miks ma selle sinna viskasin. Unetus oli mingi, see on hea idee visata vett tulle, mida sa kohe tahad kasutama hakata. Igatahes, proovime siis Sambla vee ära. Käisin Sammalt otsimas, aga tead, ma hakkasin mõtlema, et mul on ju kogu sein Samblast ehitatud. Kes enne reaalselt maitseb välja. Need Sambla tee mingisuguse väikse lillaga. Okei. Sambla tee. Tõmbasin selle kurku lihtsalt, mitte midagi mullub. Kuule, lõkke, aita mul nüüd videot teha. Maine, pähkline, natukene oleks nagu meremaitse moodi, aga ei ole. Suurem osa teist tõenäoliselt arvaks, et see on täielik pask, aga ma reaalselt naudin seda. See on natukene isegi meenutab musta teed, aga ta on nagu magusam, mis on nagu ülilahe, pluss see värv on nii äge. Ma just avastasin, et mingi putuka tõuk on mul siin sees. Võib-olla see annabki sellise väga hea maitse. Minu jaoks on oluline, et me jätame looduse maha sellisena, nagu me ta leidsime, ehk siis ma lähen viin nüüd selle Sambla kõik tagasi. Ma pole endaga küll 100% rahul, sest ma pidin nii-öelda abivahendeid kasutama, aga ei ole hullu. Mul on praegu vist mingisugune 10 minutit kõndinud ja kõhus on tunda sellist võib-olla mingist krudisemist. Natukene on naljakas, aga võib-olla see sellepärast, et ma lihtsalt pole söönud joonud nii pikalt. Täna lõi päris tumiselt põhjalt ära, nii et ärge igaks juhuks seda veepuhastustehnikat kasutage. No võib-olla on asi muidugi selles, et ma sõin 1,5 kilo hapukapsast, aga